Ma arvan, et paljud meist on näinud Matrixi filmi, kus on justkui kaks eri reaalsust, millest üks on siis see, kus me elame praegu, mis on tegelikkuses uni, ja teine siis, mis on päris maailm, kuid ta ei ole nii ilus. Et see tundub justkui mingi fantaasia või ulmefilm, kuid kas see on tegelikkuses päris ulme? Või on selles filmis mingisugune sõnum, mida sulle antakse edasi? Ja ma kirjeldan siis, mis täpsemalt on Phantom Matrix. Kuid selleks, et seda mõista, me peame sukelduma sügavamale teadmiste kompleksi ja need võivad jäädavalt muuta meie arusaama maailmast ja kogu sellest elust, mida me siin näeme. Sest see maailm, mida me siin näeme ja tajume oma viie meelega, see on vaid väike osa sellest, mis meid tegelikkuses ümbritseb. Et inimese tajuvõimed tegelikult ei ole veel lihtsalt niivõrd piisavalt avatud, et tajuda meie mõistes nagu selliseid ülemeelelisi asju. Et see, mida me kogeme siin, see on vaid tegelikkuses üks ajajoone, holograafiline dimensiooni projitseering materialiseerinud sagedusvormis. Ja Phantom Matrix on siis langenud ajajoonte koopia, mida kasutatakse orgaanilise maa kehaga sulandumiseks, et tarbida elavat valgust orgaanilistes loojakoodides ja elavastes hingedes sellel planeedil. Seda nimetatakse ka maa tehisintellekti ajajooneks. Ja see Phantom Matrixi osa sulandub maa orgaanilise ajajoonega, millest me praegusel ajal hargneme, kuna need tehisintellekti ajajooned varisevad inimkonna ülestõusud tsükli ajal kokku. Ajajoone sõjad ja Phantom Matrix käib peamiselt 10 süsteemi arhitektuurilisele ülesehitusele ja metatroonilise Fibonacci kodeeringu säilitamise pärast, mis siis kasutab kunstliku elupuu konstruktsioone, mis eksisteerivad planeedi kehas, meie planeedi välise kontrollitud mehhanismidena. See siis genereerib teatud sagedust maa reaalsusesse. 10 süsteemi ülesehitus kasutab kunstlikku tuumamanifestatsiooni keha ja moonutatud sünnitransduktsiooni järjestust, mis käivitab 10 süsteemi siis pöördvoolu. See pöördvool läbib planeedi välja tehnoloogiliselt kontrollitud sektsioone, mis sunnivad siis selle reaalsuse lõhenemist. See rakendab kunstlikke ajajooni, mis projitseerivad kunstlikke ruume ja siis Phantom Matrixeid. Phantom Matrixit võib pidada ka justkui virtuaalsuse hologrammiks, millel on piiratud energiaallikas. Selle struktuur on entroopiline ja parasiitne, kuna see peab eksisteerimiseks toetuma siis välisele energiaallikale, mille kaudu siis energiat ammutada. Sellest sai aeglaselt degradeeruv musta augu reaalsus ja see sisaldab langenud paralleelset maad siis, mida piiblis ka mainitakse põhjatuks auguks. See on võimeline vastu pidama miljoneid aastaid ilma välise toeta. Ja selline parasiitlik ja suletud süsteem tähendab ka piiratud energiavarustust. Piiratud energiavarustus, mis põhineb 10 süsteemsel kunstlikul elupuul, on see ülesehitus, mis on loodud tarbima teiste energiaid ja see tekitab siis parasiitlust. Need toiteliinid loovad universaalses ajamaatriksis mitmeid surnuid energia ja miasma nakkusi. Neid nimetatakse ka surnud tsoonideks või ruumideks. Ja need ruumid sisaldavad virtuaalseid keskkondi, mis peavad siis eksisteerimiseks toituma millestki või kellestki. Ja need sisaldavad tohutul hulgal prahti ja jäätmeid, energeetiliselt nurka surutud kuhjatud nakkusohtlike surnud jäätmete reostuse hunnikuid. See on justkui meie maailmas tohutud prügimäed, mis ilusustavad maad ja ookeane. Just nende surnud ruumidest anorgaanilised rassid ja ka muud
erinevad astraalsed olendid imevad siis nii-öelda meie planeedi eluenergiat. Ja läbi nende holograafiliste sisestuste meie astraaltasandisse laienevad kunstlikult loodud mentaalsed hologrammid, mis toodavad erinevate inimeste kloone, kaardistusi ja lainejälgi. Neid kopeeritakse valgushologrammidele, mida kasutatakse teaduslõksudena või paljude üksikisikute ja rühmade vabaduse saavutamiseks, kõrvale juhtimiseks ja manipuleerimiseks. Kui me vaatame seda süsteemi ise, kus me elame, siis on ju tegelikult selgelt aru saadav, et kogu see süsteem, mida me näeme, see on üles ehitatud parasiitlikkusele, tarbimisele ja mõtteviisile. Et meie elud on justkui lõputus tarbivas ringluses, mida me tegelikult ise toidame oma meeltega. Meie ühiskonna struktuur ja meie enda energiat tarbiv ja ära kasutav, lõhestades nii meie enda vabaduse võimalusi ja orjastades meid alateadlikult sellesse süsteemi lõksu. Siis nii kauaks, kuni meie elu tegelikult hääbub. Et selliselt elades, pidades justkui seda elu normaalsuseks, tegelikult me ei jõuagi enda elu jooksul õnne ja rahuloluni. Vaid me oleme pidevas ellujäämise režiimis, tehes siis seda, milleks meid on justkui programmeeritud. Et tegelikkuses see ei pea nii jätkuma. Meil on kõigil iseendal võimalus sellele panna nagu piir ja öelda siis iseendale, et rohkem ma seda kaasa ei tee. Et siin on nüüd see joon. Ja võtta siis isiklik vastutus enda elu eest ja saada tagasi oma sisemine vabadus olla just see, kes sa soovid